Nii, kuidas siis teha kindlaks, kas teie maja on kaitse all? Kui tal on nüüd natuke aega, 1-2 päeva, siis kõige mõistlikum on pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kas linnaarhitekti, vallaarhitekti või siis ehitusnõuniku poole. Kindlasti tasub rääkida, kui teil on just kahtlus, et teie maja on kaitse all, siis tasub rääkida muinsuskaitseameti maakonnanõunikuga. Suuremates linnades on muinsuskaitse funktsioon üle võetud kohaliku omavalitsuse poolt ja sealt juba kohaliku omavalitsuse arhitekti ehitusnõunikuga rääkides saate üldiselt ühendust ka selle muinsuskaitse eksperdiga. Kui teil on kahtlus, et teie maja on kaitsealune, siis tasub vaadata korraks kultuurimälestiste riiklikusse registrisse, register muinas.ee ja sealt siis lööte oma aadressi sisse, näete, et kas teie maja on seal listis või mitte. Ja on olemas siuke päris tore Maa-ameti kaardirakendus. Riigi kaitse all olevad majad on sinna ilusti peale kantud ja samuti ka need kaitsealused piirkonnad. Rääkides kohaliku omavalitsuse kaitsest siis ehk miljööaladest, need määratakse kohaliku omavalitsuse planeeringuga, üldplaneeringuga siis reeglina. Need kehtestab siis tavaliselt omavalitsuse volikogu. Ja miljööalad, hea soovitus on lihtsalt, et guugeldage, et kui tahate näiteks teada, millised on Tartu linna miljööalad, siis guugeldage ja tegelikult suhteliselt lihtsalt tuleb tavaliselt see info välja. Alati muidugi on võimalik ka pöörduda kogenud spetsialisti arhitekti poole, võite ka minu poole pöörduda, et proovin ikkagi alati aidata ja otsime selle info teile üles.